Okei, hopsti ja tere kõigile. Tere tulemast siis Rook CSGO liiga infotunnile. Mina olen Karl-Alari Varma ja minuga koos. Kuskil siin on Andri Allas. Täpselt nii, hei. Mis ma oskan siis öelda on see, et täna me räägime sellest, mis siis on Rook CSGO liiga. Ja vastame teie küsimustele, chati sulgelt küsige, kui midagi on. Räägime siis täpsemalt, kuidas asi toimub, millal, kes, miks, isegi miks on vastatud ja kuidas ja kõik tähtsad küsimused saavad vastuse. Alustame siis sellega, et 27. mail alustab Eestis esmakordselt Rook Counter-Strike Global Offensive liiga ja see pakub võimaluse kohalikele e-spordi võistkondadele proovile panna. Et see põhimõte siis sellel liigal ongi see, et mängijad saaksid nagu võtta ja vaadata rohkem kui ainult ühe turniiri või ühe sellise kuu jooksul ja mõelda kaugemale oma nii e-spordi karjääri mõttes kui ka lihtsalt mängimise mõttes, et kuidas need liigad asjad toimivad ja kõik asjad ja seda nagu Eestis natukene ka propageerida ja siis harjutada ja läbi teha. Ja ma tahtsin midagi lisada, aga ma ei oska midagi lisada, seega jätka, aitäh, Karl. Ma jäin chati lugema, et seal karjuti, et Karl, Alari, I love you. Aitäh, tere Tosen, sina ka, nunnupall. Siis, kuidas see hakkab välja nägema? Meil on, kõigepealt on kvalifikatsioonid ja meil on 3 kvalifikatsiooniturniiri ja selles osalejad saavad punkte, eks ole. Need kvalifikatsioonid siis kuupäevad, millal need toimuvad, on siis 27. mai, 3. juuni ja 10. juuni. Ja iga kord on 18.00, jah? Jah, kell 6 ehk 18.00 ja nendel päevadel, 3 päeval, 3 kvalifikatsiooni siis. Ja vastavalt siis sellele, kuidas seal läheb nendel kvalifikatsioonidel, tekib 2 liigat, meistriliiga ja teine liiga. Ja see tähendab seda, et me saame juba kvalifikatsiooniga teada, et nii-öelda sarnaste tasemetega mängijad ja võistkonnad on siis omavahel nii-öelda üksteisega, mis on siis rinda pistmas või mis see termin on, see sporditermin. Mõõtu võtma. Jah, mõõtu võtma, täpselt niimoodi. Mis iganes CS-i mõttes siis oleks püsse võrdlema. See on veel hästi oluline selles mõttes, et mina, kes olen näiteks kunagi omal headel aegadel igasugustest erinevatest videomänguturniiridest osa võtnud, siis tavaliselt, kui sul esimese asjana pannakse väga tugev vastane, siis sul tegelikkuses sul kaob nagu see mängu huvi ja see nauding ära. Ehk siis, et see on ka põhjus, miks me teeme 2 liigat. Ehk siis, et ongi, et kõik, kes on meistriliigas, on siis nii-öelda Eesti mõhistes tõesti nagu tipud ja teine liiga on siis selline, kus sul on sellised pigem pühapäeva mängurid, aga neil on ka võimalus sellest hoolimata liigas mängimist nautida. Jah, ja ühtlasi lisaks sellele ka tähendab see paljuski vaatajate jaoks seda, et see on põnevam, sellepärast, et kui on lähedasemad tasemed, siis on mängud põnevamad, sellepärast, et nad on tasavägisemad tihti peale. Ja selleks ka ma mainin ka seda kindlasti ära, et need esimesed kvalifikatsioonimängud on siis best out of 1, et natukene selline kiirem formaat, aga kindlasti hiljem, kui juba kaugemale mängudega jõuame, siis need best out of'id muutuvad see number, eks. Ja siis on näha põnevaid siukseid, kui meil on siin varametel mingitel turniiridel on 0,4 sekundit olnud mingitel asjadel, eks ole, et me näeme ka siin viimase hamma, nagu viimase 1 killiga kuskil viimase sekundil tuleb see, eks ole, et selliseid asju ma loodan näha. Ja üks asi on ka see, et meil on liigas võivad osaleda kõik Eesti kodanikud, kes on vähemalt 16 eluaastat vanad. Et see on see väikene asi, mis seal juures on, eks ole. Siin chatis küsiti, et Discordi link ei tööta. Kui sa lähed csgoliiga.ee, siis sealt sa saad ka Discordi lingi. Ja. Seal võiks see täiesti okei olla. Ma vaatan kiiresti üle, kas see siit töötab. Vaata järgi, seni ma räägin seda, et keegi ütles, et mängib meelega halvasti, siis võidad teise liiga ära, et 200 IQ move. See on ka üks point nendel 2 liigal, et kui me vaatame seda ja nagu pikemas perspektiivis ja mõtlemegi seda nagu pikemal aja peale, siis tegelikult liigad hakkavad järjepidevalt toimuma. See asi toimub niimoodi, et need, kes on siis, kui ma nüüd õigesti aru sain, siis viimased 2 nii-öelda meistriliiga omadest liiguvad sinna teise liigasse ja teise liiga 2 esimest
liiguvad ülesse poole. See on siis teiseks hooajaks, mis hakkab sügisel. Ehk siis, et praegu see esimene hooaeg ongi siuke testhooaeg nii-öelda, ehk siis ta põhimõtteliselt peamiselt tegelikult koosnebki nendest kvalifikatsioonimängudest, kus me siis teeme selle selektsiooni ära, et kes läheb meistriliigasse, kes läheb teise liigasse ja teine hooaeg tuleb kindlasti pikem. Ehk siis, et on rohkem võimalik mängida ja pikem aja jooksul neid mänge teha. Ja see annab selle hea punkti ka lihtsalt, et sul ongi nagu sa seekord ei saanud praegu sinna top 8, aga sul on nüüd äkki ikkagi võimalus ja nagu see ei ole ainult auhinnad, mille nimel sa nagu töötled, vaid ka tegelikult oma karjääri progressioon mõnes mõttes, eks oled ikkagi nagu arened edasi ja jõuad kaugemale. Need on teistsugused sihtmärgid, mille nimel ka kindlasti püüelda. Ja see on ka üks põhjus, miks meil tegelikult meistriliiga kõik 8 kohta saavad rahalise auhinna. Sellepärast, et sul ei tekiks seda tunnet, et sa nüüd meelega jääd teise liigasse, et kui sa ikkagi tahad raha võita, siis meistriliiga on see koht, kust olla. Ja kuidas siis räägime sellest kvalifikatsioonist ka alguses, sest see on see nii-öelda esmane asi, mis meil kohe varsti tulemas on. Ja kvalifikatsiooniturniiridelt siis sa saad punkte. Ja punktid jaotuvad vastavalt niimoodi, et kui sa jääd 64 kuni 33 koht, sa saad 1 punkti. Ja praktiliselt, kui sa juba tuled ennast registreerid ja kirja paned, siis sa saad punkti ikkagi kirja. Nii et sul on nagu mingisugune, midagi on tehtud, eks ole. Siis kui on kohad 32 kuni 17 on 2 punkti, kohad 16 kuni 9 on 3 punkti, kohad 8 kuni 5 on 5 punkti, 4. koht on 7 punkti, 3. koht on 8 punkti, teine koht 10 punkti, esimene koht 12 punkti. No see on lihtsalt praegu lihtsalt korral läbi rääkida ja see info on kõikjal kirjas, eks ole, kes kui palju saab, et kõik saavad hakata ise arvutama pärast selle kvalifikatsiooni käigus, et okei, ma sain nüüd nii palju, nii mitmendalt ma pean vähemalt saama nüüd järgmises, et saada siia, Eks siis kogu see info hakkab jooksma csgoliiga.ee lehele kokku, eks siis seal iga kvalifikatsiooni lõpus me teemegi punkti tabeli, kus siis kõik saavad nagu näpuga järge pidada. Ehk siis, et miks seal põhimõtteliselt ka osalemisest saab punkti ongi sellepärast, et näiteks, et kui sul esimeses kvalifikatsioonis kohe sul tuleb hästi tugev vastane, sa kukud välja, siis tegelikkuses sa saad ikkagist 1 punkti kirja. Ja 3 kvalifikatsiooni peale siis liidetakse kõik need punktid kokku ja siis selguvad, kes siis saab meistriliigasse, kes saavad teise liigasse ja juhul, kui näiteks selgub, et 8-9 koht on täpselt sama punkti arvuga, siis me hakkame võtma nii-öelda neid lõpetanud kohtade järgi, et näiteks kui, et kuidas sa seletad siis seda, et kui sa rohkem selles mõttes, et kui me vaatame, näiteks siin on, ütleme, keegi on saanud mõlemad võib-olla esimene nädal võitis, teine nädal võitis, eks ole, ja siis 3. nädalal mõlemad jäi kuskil kohtadele 16 kuni 9. Siis sa vaatadki, et kumb jäi kohale 16 kuni 9 kõrgemal, eks. Täpselt, nagu see on see, mis ma proovin nagu aru saada, eks. Nagu seletada, et siis kui on nagu väga detailseks läheb, ma ei usu, et seda küll väga vaja on, aga kui peaks olema mingisugune tõsine napikas, siis on olemas siin see võimalus seda jälgida ja vaadata ka läbi selle. Chatis küsitakse, kas Comedy Estonia paneb ka oma pundi kokku? Tahtsin öelda, et kuna ilmselt Comedy Estoniast mina ja Miikael tegeleme kommenteerimisega ja meie oleme põhiliselt, kes mängivad CSGO-d, siis natukene raskeks läheb, et see ei oleks professionaalne. No jah, siis pigem tekib küsimus, et kas te isegi teise liigasse jõuaksite, on ju? No pluss, ma pigem jah, ma olen nagu klassikaline, et ma pigem räägin sellest, mida ma tegelikult ei oska. Et ma pigem nagu jätan mulje, et ma tean räme palju, aga pane mind mängima, see ei ole hea. Siis ühtlasi teises liigas on siis, kui meistriliiga on top 8 võistkonda, siis teine liiga on üldedetabelis kohad 9 kuni 20. Et see on ka üks punkt, et kokku siis nii-öelda 20 parimat saavad siis liigasse edasi. Ja kui sa ei peaks 20 parim hulgas olema, siis teisest hooajast lisandub ka nii-öelda 3. liiga, ehk siis rahvaliiga, kus siis põhimõtteliselt saavad kõik ülejäänud omavahel mängima hakata. Aga kõigepealt teeme esimese hooaja väga hästi ära ja siis saab sügisel ka teist hooaega teha. Et selliste uute asjadega ikkagi kõigepealt tasub nagu võtta natukene fokusseeritumat asja ja natukene võib-olla kitsama plaaniga ja siis laiendada tulevikus edasi, kui juba selge on, mis toimub täpselt. Et liiga suurt tampsu ei tasu kunagi kohe esimesena ammustada. Ja ütlesi, kuidas siis üks tähtis asi ka selle peale, nagu, et kuidas siis edasi pääseda ja kuidas need punktide arvestus ka käivad, on see, et väga tähtis on see, et võistkonna nimi igal kvalifikatsioonil oleks sama ja vähemalt 2 mängijat
on läbivalt samad. Et sul võib olla ka vist 2 asendusmängijat, ma ei eksi. Ehk siis, et see ongi see, et 5 inimest paned kirja, saad 2 asendusmängijat võtta, treeneri saad loomulikult võtta ja ehk siis, et need asendusmängijad siis ongi nagu selle jaoks, et kui sa nagu, et ühel korral ei saa kõik mängida, siis sul on võimalik, nagu ikka. Jah, et siis et nimi peab kindlasti sama olema, et sa ei tee nüüd, meil seekord ei läinud päris hästi, et kuule, teeme uue. Et jah. Seal siis... Red Bull Flickis meil oli ju niimoodi, et vahetult enne finaali üks võistkond muutis oma nime ära ja siis keegi saanud lõpuks päris täpselt aru, et kellega tegemist on ja mismoodi. Et see on see asi, mida nagu võiks vältida, sest see ka ei ole selline jätkusuutlikkuse seisukoha pealt ei ole see väga hea. Jah, ja see, kui tolle situatsiooni ma sain aru, sest nad olid kõik sama nimega. Nii et nagu nii keegi ei saanud aru, mis toimub, aga pärast oli ikkagi raskem. Et jah, see on selline üks punkt, mis on natuke rohkem vaatajate jaoks ka, et vaatajatel oleks ka aru saada ja mõtle, kui sa ükskõik mis sportlastele, kui iga kord nimi vahetub, väga raske on nagu olla oma lemmiku poolt, kui sa ei tea, kes su lemmik see nädal on. Puhtalt, et sa tead nagu, kes ta on, aga sa ei tea, keda chatist kirjutada, et minge, pange, oota, mul läheb mõni aeg, et ma vaatan, kes ta on. Mõtlen, et seda vältida lihtsalt. Et kuna meie eesmärk on ka nendest liigast nii-öelda siis selliseid statistikat hakata koondama, siis ka selles kontekstis on see nagu hästi oluline. Täpselt nii. Siis ühtlasi finaal ise, kui me oleme nüüd kõik need kvalifikatsioonid ära teinud ja peale seda tulevad siis meil omavahelised mängud, meistriliigal omavahelisel ja siis teises liigas omavahelised. Need mängud toimuvad 10. juunist 2. juulini ja need toimuvad siis kokkulepete alusel selles mõttes, et proovitakse leida, et kuidas mõlemale tiimile sobib, eks ole, et mängijatel oleks aega ja niimoodi, et kõik saaks läbi mängida, et see ei ole selline, et nüüd iga nädal täpselt kindlal ajal, vaid ikkagi vaatame, kuidas nagu oleks sobilik ja neid me ka kindlasti kommenteerime ja toome teieni, aga lihtsalt vaatame jooksvalt seda, et kuidas kõigile sobilik oleks, sest see on ikkagi päris palju mänge, mis on vaja läbi mängida ja proovime seda teha nii mängijatele võimalikult hõlpsaks ja lihtsaks kui ka vaatajatele, et kõigil oleks võimalik ka korraldus võiska nagu tiimile, et oleks vähemalt võimalik see kõik ikkagi õigel ajal ära teha ja nagu ilma, et täiesti hulluks läheks. Siin küsiti, et kas kõik mängivad kõigiga läbi meistriliigas. Meistriliigas ilmselt me hakkame rakendama Swiss formaati 2 ringiga, aga selle kohta me jagame täpsemalt infot. Need infot tulevad ilmselt pärast seda, kui kvalifikatsioonid on läbi saanud, et siis räägime nii teise liiga kui meistriliiga nagu mängudest ja formaadist natukene täpsemalt, et ilmselt teeme midagi sarnast, mis me praegu teeme, kus me selle info teeni toome. Täpselt. Ja siis info ka finaal on 3. ja 4. juuli, toimub 3. ja 4. juulil. Ja siis selleks ajaks, eks see info tuleb ka kõik hiljem täpsemalt, et mis siis ja kes oma vahel, et me ju ei tea, kes praegu finaalis mängivad. Aga mida ma saan öelda kindlasti on see, et finaal toimub sarnaselt OpTibeti ja Red Bull Flickile telestuudios, ehk siis LAN-ina. Ja korraliku suure üritusena saab olema palju, ma ei tea, konfetikahureid meil ilmselt ei ole. Ma loodan, et ei ole. Ma loodan ka, see on päris tüütasi. Ma ei saa habemes kätte neid nagu see. Palun, ärme tee seda. Aga ma tahan vähemalt korra leediga silma saada, nii et selles mõttes on cool. Siis räägime ka auhinnafondist. See on see kõige olulisem asi. Jah, mille peale siis see Rogue Republic of Gamers Counter-Strike Global Offensive, ma ütlesin nüüd kõik sõnad välja, turniir toimub või liiga õigemini siis. See ongi see, et tähtis on sõnad, et see ei ole enam turniir, see on liiga juba. Jah, täpselt. See on liiga, täpselt nii. Et esimese hooajal on 2000 € auhinnafond ja see jaguneb siis niimoodi, et esimene koht saab 1000, teine koht 300, kolmas koht 200, neljas koht 150, viies koht 100, kuues koht 100, seitsmes koht 100 ja kaheksas koht 50. Eks ole, kõik saavad ikkagi rahalise auhinna, kes on meistrite liigasse jõudnud ja siis need, kes teise liiga võidavad, nemad saavad siis auhinnad esemete näol. Ehk siis Asus annab neile asju. Jah, saab auhindu. Jah, täpselt. Ma tahtsin öelda nänni, aga need on auhinnad ikkagi. Räägime siis ka täpsemalt sellest natukene turniiri
enda kaartidest ka, sellepärast et see on nagu see korralduslik pool, et mis, kus ja kuidas praegu otseselt. Ja kes on see, et saate, me oleme vist, ma loodan, share'inud Discordis on seda infot ja siis csgoliga.ee, eks ole, on seal info, mis läheb ka Facetisse, sest see toimub läbi Faceti, seda tasub ka kindlasti mainida. Ja mis kaardid on siis kasutuses? Vaat see on nüüd tähtis punkt kohe ja ma vaatan, enne ma lugesin chatis, kas kõik tiimid peavad läbima kvalifikatsiooni turniiri või meistrite liigasse mõned tiimid invite'iga otsaga võimalik minna. Ei ole, kõik on kvalifikatsioonid, et see ongi see point. Sest et me korraks mõtlesime selle peale, et kas seda kuidagi protsessi nagu lihtsustada, aga kuna me ei ole Eestis sellises mastaabis varem nagu turniiri teinud, mida saaks võtta siis kvalifikatsioonina või kus me saaks siis mingisugust hetkeseisu statistikat tugevuse osas teada, siis see on see põhjus, miks me teeme need 3 kvalifikatsiooni, selle jaoks, et oleks konkreetselt näha, kes on siis need Eesti top 8 võistkonda, kellel on siis õigus mängida meistriliigas. Jah, täpselt nii. Et ma usun, et nendel, kes on nagunii ongi topid, et ega nad 3 kvalifikatsiooni peal ikkagi saavad päris korraliku tulemuse, ma loodan, et see nüüd, ma ei usu, et see nüüd nii õnnetult läheb, et kohe langed iga kord välja esimesena, et siis on lihtsalt, siis on halb õnn ja eks seda siis nagu järgmine kord, siis on see õppetund järgmiseks korraks, eks ole. Ja Levadia on juba kõigile 3 kvalifikatsioonile ka ennast kirja pannud, et nemad ei ole üks nendest, kes kuidagi järjekorra väliselt saaksid sinna meistriliigasse sisse. Ja siis ma juba näen, et keegi siin nägi kaartide kohta, küsiti, kas Ancient on sees. Kaartides siis mapid, mis on mängus, on Dust 2, vana ja nii-öelda klassika, Mirage, Nuke, Overpass, Inferno, Vertigo ja Ancient. Te märkate, et Train ei ole. Nimelt üldiselt CSGO maailmas on see liikumas, et Train läheb välja ja Ancient tuleb sisse. Küll nagu ma aru saan, siis paljudel turniiridel toimub see augustis, aga meie alustame juba varem sellega, me oleme ajast ees, otsustasime, et teeme selle riiki lihtsalt ära ja harjutame juba vaikselt, et Ancient siin hiljuti tuli nüüd välja rohkemalt nagu, kui see Operation Broken Fang tuli sees siis välja, siis lasti erinevaid kaarte ja üks oli nendest Ancient, kus hästi palju nagu mängimist oli. Et isiklikult mulle meeldib see map. Et juunis juba rakendatakse. See oleneb erinevatel vist turniiridel, aga põhimõtteliselt jah, meie teeme ka juba, kuna meil on juunis ka turniir, et siis me mõtlesime, et kindlad olla, et teeme siis ka selle uue Ancientiga selle asja ära. Ja map on tore iseenesest, et mulle meeldib ta rohkem kui Train, sest ma olen Ancientit kindlasti rohkem mänginud kui Trainin nüüd, et Trainiga oli nagu oli, eks ole, ta ei olnud minu lemmik map, et kommenteerimise mõttes mulle endale kergem ja Miikelile ka ilmselt, aga ma saan aru, et muidugi mängijatel tähendab see seda, et see on nagu natukene ikkagi uuem kaart, et need tunnid, mis on nagu treeni peal kasutatud, et selle kaardi selgeks õppimiseks nüüd on vaja kuidagi Ancienti peal tasa teha, et siin on kindlasti teisi mäppe ka, mida võib-olla nii palju ei mängita, näiteks Vertigo, mis ei ole tavaliselt armastatud või osadel vähemalt minu tutvuskonnas Overpass ei ole lemmikute seas, sest ta on ka natuke nagu ta nõuab mängimist rohkem ja sellist teistsugust lähenemist, et see on üpriski selline klassikaline kaardivalik välja arvatud, siis jah, see suur asi, et Train on väljas ja Ancient. Ma isiklikult tahaks väga loota, et me hakkame kvalifikatsiooniturniiridel vähemalt mõned korrad ikkagi näeme Ancientis, ma saan aru jah, et on uus asi, aga see võib ka ju näiteks ollagi taktika, sest ega teised ka just niivõrd palju harjutanud ei ole. Ma arvan, et seda tuleb üpris palju tegelikult, kus arvatakse, kuuleme, õpime Ancienti selgeks selle ajaga ja siis esimesena tulebki valikusse Ancient ja sa saad aru, et inimesed kõik on seda õppinud. Et see on nagu Vertigoga tihtipeale, et on see, et osad tiimid, kes õpivadki Vertigot rohkem ja harjutavad selle peal lihtsalt selleks, et nagu nad eeldavad, et teised ei ole seda teinud ja siis valivad selle ja siis tuleb välja, et teine tiim on ka ikkagi suht palju harjutanud selle peale, see ei läinud nii hästi. Mis ma saan veel öelda on see, et Levadiaga koos tulevad paar sihukest õppevideot, mida siis Ancienti puhul tähele panna, kuhu a la granaati näiteks visata. Et need nüüd homme ja ülehomme tulevad. csgoliga.ee sealt näeb ka neid. Väga nice. Ja see on nagu kaartide koha pealt, et isiklikult ma ei oskagi öelda, mis on veel sellist, mis ma peaksin ütlema.
sest enamus info on saadaval nendel lehtedel, noh, nii Discordis kui siis csgoliiga.ee, kui ka siis, noh, Faceitis on ka väga, väga selgelt kõik kirjas, seda sama teksti natukene ka saab lugeda seal täpselt, mis ma täna olen teile ette rääkinud, et see info on seal kõik uuesti kergelt kättesaadav, et ei pea tagasi kerima videot ja kuulama, et mis hetkel ma nüüd mida ütlesin, et see kõik on ka kirjana siin veebilehtedel olemas. Et mina isiklikult väga ootan seda, ma võin öelda, sellepärast, et see tundub selline põnev ja natuke teistsugune kui see, mis me oleme tavaliselt teinud ja saab olema huvitav kindlasti. Ma ise ootan ka, et sellel turniirilt tekiks rohkem selliseid püsivalt koos mängivaid ja treenivaid võistkondi, kellele siis lisaks teada-tuntud ongi, meil on Eestis Levadia, Vortex, Lava playerid ja siis on küsimus, et aga noh, kellele siis veel nagu hoida pöialt. Ja ma usun, et seal top 8 võistkondades me kindlasti näeme uusi nägusid, uusi nimesid ja miks mitte tänu sellele liigale võiks neist välja kasvada professionaalsed e-sporditiimid. Ja, et noh, ma olen üpris kindel, et see on tugev platvorm tuleviku jaoks ja mulle just endale meeldib see osa, et siin on seda liigade vahelist liikumist, eks ole, et siin ei ole ainult see, et nii keskendume nüüd sellele ühele, et nii-öelda turniiri osale ja teeme nüüd selle võidu ja lähme pärast tagasi, vaid ei, see on ikkagi liiga, kus sul ongi siis ka teistsugused sihtmärgid kui ainult see ja siin tuleb natukene ka seda põnevust sisse, et okei, kes siis tavaliselt ütleme niimoodi, et kui sa tavalisel turniiril lähed lõpupoole, okei, tehtud, järgmine turniir tuleb värskelt peale, aga nüüd on see, et okei, see ikkagi iga mäng tähendab seda, et kui sa selles meistrite liigas sinna lõpupoole läheb, siis sa saad aru, et ma langen ju välja, ma langen ju allapoole, eks ole, et sul ongi see põnevus ka, et ei ole ainult see, et kes seal topis on, aga kes on ka madalamal pool, et see kindlasti lisab seda draamat või nagu, mis see õige sõna on, aga nagu seda energiat sinna. Eks siis jah, me proovisime antud kontseptsiooniga tuua paralleele siis teiste väga hästi toimivate spordiliigadega. Ja ma tahaks väga loota, et need hakkavad hästi tööle. Ja, ma loodan ka ja mul on hea meel, et sa jaksad ja viitsid seda teha, Andri, nii et aitäh sulle. No mul on väga hea meel, et teie ikka minu IT-dega kaasa tulete alati. Ikka, hea meelega alati. On veel midagi, mis ma oleks pidanud ütlema? On sul midagi kuskil kirjas, mis jäi maha tõmbamata? Kõik punktid rääkisin läbi, et tegelikkuses ongi, et ma siin vaatan, et Discordis vist väga enam, või vabandust, streamis väga küsimusi ei tule, et hakati arutama selle üle, kas Saintsent siis, palju me Saintseti nägema hakkama, on ju. Aga et kui kellelgi on jooksvad küsimusi, siis eSpordi Discordi kanalile saab mind alati pingida, vastan võimalikult kiiresti ja kui kellelgi on mingid konkreetsed ettepanekuid, siis need kuulan ka alati ära. Ja Ancienti puhul ma mainin, see on ilmselt tõsi, et nagu kvalifikatsioonidest näeme vähe, aga mida rohkem me jõuame liigas sügavamale, seda rohkem ma arvan, et seda hakkab tulema. Ja lisaks siis Roogile, ehk siis Republic of Gamersile toetab antud liigat ka Arvutitark. Jah, aitäh sponsoritele ja Hilinejad ütlevad hästi tõesti, et kõigile neile, kes mõtlevad, kas osaleda, tooks välja, et liigadesse pääsemiseks on täna parim võimalus, et kui soovid sügisel liigaga liituda, siis pead alustama teisest liigast või rahvaliigast. Kindlasti sellise asjaga, kui sa algusest peale tuled kaasa, siis sul on juba eos rohkem võimalust, et kõigepealt saada sinna meistrite liigasse või siis ikkagi teise liiga topi poole, et see, nagu me juba ütlesime, siis teisest liigast on võimalus pääseda esimese hooaja lõpuks meistrite liigasse edasi. Meistriliigasse? Meistriliiga, ma ütlesin meistrite, no see on liiga palju silti minu jaoks. Aga esimesed mängud on 27. mail, on esimene kvalifikatsioon, teine on 3. juunil ja 3. on 10. juunil, et kindlasti tasub ennast juba hakata kirja panema, et rääkige, see on selline asi, millega ma soovitaks, et räägi lihtsalt sõpradega läbi ja tule nagu kohale ja proovi ära. Et isegi kui sa sisetunne ütleb, et sa ei saa sinna top 8 hulka, eks ole, sa ei ole meistriliigas sees, siis teises liigas väga suur võimalus sisse pääseda ikkagi 20 tiimi. Äkki on sinu tiim see, kes saab, et see on kindlasti kogemus, mis
see ei võta ära sinult midagi, kui sa ei saa sinna lihtsalt, eks. See on kindlasti huvitav, et kõigil on ju juurdepääs olemas. Teiseks hooajaks siis meistriliiga 2 viimast kukuvad teise liigasse ja teise liiga 2 esimest tõusevad meistriliigasse. Jah. Kas ootame veel natukene chatis, kas seal tekib veel mingisuguseid jooksvaid küsimusi? Sa võid muid asju rääkida, Karl, nii kaua. Ma arvan, et õige hetk oleks veel korra panna need veebisaidid sinna ülesse. Et sealt on tegelikult põhiline osa sellest infos ka kirjas ja kõik küsimused saavad seal vastatud nii Discordis kui siis ka kas csgoliga.ee või siis ka selles samas, seal on Faceit link olemas, et Faceitis on sul ka kõik täpselt, isegi see mappide info on seal olemas, eks ole, et te näete, et need, kes ei ole võib-olla varem Faceitit kasutanud, et nendel võib-olla jah, see info leidmine võtab veits aega, aga ta on üpriski selgelt kõik kirjas. Ma nüüd sain ka aru, mis sinul viskas selle errori, ehk siis kui sa kirjutad www ette CSGO liigale sisse brauseritele ei meeldi, aga kui sa paned lihtsalt csgoliga.ee, siis see meeldib brauseritele. Tal on lihtsalt redirectioniga tekib mingisugune sertifikaadi probleem ja muud nagu ei ole. Ja siis kõiki mänge, kindlasti kvalifikatsioonimänge kommenteerivad siis Karl-Alari Varma ja teine Comedy Estonia. Jah, Mikkel Meemaa. Ehk siis nendega me tegelikult oleme nii OpTibeti turniiri kui Red Bull Flicki turniiriga juba tuttavad ja ma oma poolt ütlen, et mulle väga meeldib teie kommenteerimine. Ma tänan, mulle meeldib endal kommenteerida ka ja eriti just Mikkeliga on meil hea klapp olemas, nii et see ei ole nagu, kuidagi täidame üksteise nõrgad kohad ära. Ütlesin peaaegu teise sõna ja see oleks olnud halb. Aga jah, CSGO liigas, csgoliga.ee, seal on olemas kõik lingid. Ja kõik info on tegelikult seal ka kirjas. Ja kõigi 3 Faceiti kvalifikatsiooniturniiri lingid on seal ka olemas, kenasti välja toodud, saate peale klikkida kohe Faceitis kenasti ennast kirja panna. Jah, ja nagu me seda ka korra mainisime, et see info, mis siis tuleb, need mängud, kui on meil tegelikult kvalifikatsioonid tehtud ja siis 10. oli 10. juunist 2. juulini toimuvad need meistriliiga ja teise liiga omavahelised mängud. See info, me teeme ilmselt siis mingisuguse video täpselt, et millal ja kus saab neid näha ja millal need toimuvad. Et see tuleb siis, kui me juba teame, kes omavahel nii kaugele on jõudnud. Siin toodi hea küsimus välja, et kui sa oled ikkagist ühest võistkonnas ja pääsenud juba meistriliigasse, siis teises võistkonnas sa mängida ei tohi. Ehk siis sul ei ole võimalik minna ja teises liigas siis hakata kaarte segamini ajama. Ehk siis, et mõte ongi selles, et anda poolkohustuslikus korras võimalus nagu sellised püsivate tiimide tekkeks. Jah. Et siin ongi see, et miks meil on ka see punkt pandud kirja, et tiimi nimi ja mängijad peavad olema põhimõtteliselt samad enamus. Nimi peab alati sama olema ja siis vähemalt 2 mängijat alati samad, et siin on see asendusmängijatega muidugi, et kõik ei saagi iga päev olla valmis, et mis iganes tervislikud või mis iganes põhjustel sa ei saa, eks ole tulla, sul on see varumängijate pink olemas, aga et sul ikkagi lõpptulemus on see, et sul oleks sama tiim, samad nimed, et saaks teha statistikat, et vaatajad saaksid aru, kes on kes, eks ole, kelle poolt nad on ja mis tegelikult toimub ja kõik sellised asjad, et pluss täpselt nii, et ei oleks mingisugust või ma ütlen topelt mängu, et ma võidan nüüd ära nii selle meistriliiga kui teise liiga, eks ole, et sellist asja ei oleks ja kõik sellised asjad ka, eks. Kass tuli ka siia nüüd tähele. Ma näen ja ma juba jäin ekraani vaatama, ma ei vaadanud enam kaamerasse, ma ei nagu kiisu. Nii, kas tuleb veel kellelgi mingeid küsimusi? Hea meelega vastaks veel asjadele, mille peal ise ei ole tulnud. Jah. Et kindlasti, kui tuleb hiljem küsimusi, siis Discord on ilmselt see koht, kus saab küsida ja mujal ka kontakti. Et kindlasti vastatakse. Nii.
minu poolt ja rohkem mul mingisuguseid infokilde ei ole pakkuda. Ja küsimusi mul on ka tunne, et väga ei ole nagu, väga ei tule. Kuule, aga siis mitu tiimi teises liigas? Teises liigas on 12 tiimi. Jah, see on siis koht 9-20. Jah. Üldtabelis nagu, et see jah, on esimesed 8 lähevad meistriliigasse ja teine liiga on siis 9-20. Ja et teise liiga esimesel kohal on siis ka auhinnad, mitte küll rahaline, aga... Ja et kõik meistriliiga top 8 juba saavad endale rahalise auhinna lihtsalt liiga lõpuks, selle hooaja lõpuks on teada, kui palju, kui suure osa nad sellest auhinnafondist endale saavad. Et see ongi osa motiveerimiseks kindlasti ka seda, et mitte hüpata alt ja teha, et ma tegelikult nüüd teises liigas hoopis möllan ja teen seal pahandust, vaid ikkagi, kuigi ma vähemalt loodan, et siin need, kes meistriliigasse ka pürgivad ja tahavadki saada, et nad, see ei ole ainult, et nüüd ma auhinna peale, vaid ka selleks, et ikkagi ennast arendada Counter-Strike'is ja nagu mängida seda liiga formaati läbi Eesti mastaabis ja ikkagi nagu arendada oma e-spordi karjääri mingis mõttes, et see ei ole ainult materiaalne, vaid ka natukene teine motivatsioon on selle taga ja ma loodan, et need, kes meil sinna top 8-sse jõuavad, ongi nagu selle motivatsiooniga sinna jõudnud. Täpselt. Aga siis tõmbame omalt poolt otsad kokku. Näeme siis 27. mail. Turniir ise hakkab kell 18.00. Kas me otsustasime ära, kas me alustame kohe 18.00 ülekandega või laseme esimesed mängud ära teha? Minu pärast, ma kohe ütlen, mis me otsustasime, kui ma vaatan oma kalendrit ja ütlen, et võib-olla otsustasime, et esimesed mängud teeme niisama ja siis jõuame natukene ilma, aga ütleme niimoodi, et turniir ikka hakkab kell 18.00, ülekanded hakkavad võib-olla mõned minutid hiljem. Me võtame seda Faceit järgi ja kui seal põhimõtteliselt, mis on meie eesmärk, on ka see, et me tahame, et nii-öelda kõik need meistriliiga mängijad vähemalt oleksid konkreetselt nimedega välja toodud, ehk siis sealt kogu seda ajalugu hakata järjest arhiveerima, kuidas siis CSGO liiga esimesel hooajal läks, kes kui tubli on ja siis sealt juba ka järgnevateks võrdlema. Kassil on väga suur tähelepanu-vajadus. Mis kiisu nimi on? Bossi. Okay. Sellepärast, et ta on... Väga hea, sa roppu nime talle ei pannud, väga praegu vedas. Jaa. Okei. Aga ütlen siis veel kord, et näeme siis 27. mail ja loodame, et esimene kvalifikatsioon tuleb võimalikult huvitav. Jep, näeme siis. Jah, aitäh, et olite meiega. Tšau. Öelge kõigile. Aitäh, tšau.